Tere! Soovin sulle head rahupäeva. Loodan, et sul on üks tore nädal jälle selja taga ja täna saad võtta erilist aega Jumala jaoks, et uueks nädalaks jälle jõudu koguda. Palvetame. Hea Jumal, tänu sulle selle elu eest, mida sa oled meile kinkinud. Palun aita meil seda hinnata. Tänu sulle sinu sõna eest, mida sa oled meile jätnud. Tänu sulle selle püha vaimu eest, kes on meie juures ja kes juhib igat inimest, kes soovib tõe tundmisele. Palun, et sa õnnistaksid meid kõiki Jeesuse Kristuse, sinu poja nimel. Aamen. Ma tean, et enamusel inimestel on olemas andmise kogemus. Minu kogemused ütlevad, et eestlane on andja. Ta võib küll olla tagasihoidlik, vaikne või isegi umbusaldav, aga kui ta teise inimesega tuttavaks saab, siis on eestlane üldjuhul soe ja sõbralik. Kui ma külastan inimesi, siis paljud tahavad mulle midagi anda. Tavaliselt on see midagi söödavat, mõni puuvili, maiustus või hoidis. Eriti tahavad inimesed anda siis, kui ma ka ise olen midagi külakostiks viinud. Kohe nagu on vajadus midagi vastu anda, et ei jääks võlgu. Kes on teisele lahke südamega andnud, siis see teab, et anda on hea. See teeb hea tunde. Kui inimene antud asja üle veel rõõmu ka tunneb, siis on justkui topelt rõõm. Ja kindlasti õnnistab Jumal ka igat rõõmsa südamega andjat. Meil kõigil on elus inimesi, kes on meile midagi andnud. Ma mõtlen ikka häid asju. Näiteks vanemad, isa ja ema, kes on meid õpetanud ja kasvatanud. Või vanavanemad, vanaema ja vanaisa, kes on jaganud oma armastust ja elukogemusi. Või muud sugulased, head ja hoolivad sõbrad. Ma usun, et igal ühel on vähemalt üks hea inimene tema eluteel olnud, kes on pakkunud oma abi, kuidagi aidanud, andnud osa oma hoolimisest ja armastusest. Kui sa praegu mõtled sellele ühele või mitmele inimesele oma elus, kes on sind aidanud, siis kas oled ka mõelnud, et kuidas saaksid omalt poolt midagi vastu anda? Kui sa ei ole mõelnud, siis ehk on sul see võimalus veel olemas. Võib-olla oled juba andnud, aga ma usun, et kunagi ei ole liiga palju antud. Teistele head teha tasub alati. Tihtipeale võib tekkida ka küsimus, et mida anda. Kui näiteks keegi soovib oma vanemaid tänada, mida mul on neile anda? Võib öelda, et siin ei ole ühest vastust. Inimestel on erinevad võimalused ja vajadused. Mõned inimesed saavad aidata materiaalselt, teised mitte. Mõned vajavad materiaalset tuge, teised mitte. Enamus vanemad on väga õnnelikud, kui nad näevad oma lapsi ja lapselapsi. Saavad nendega koos aega veeta. Tegelikult on nii, et ükskõik millised võimalused kellelgi on või millised vajadused kellelgi on, kõige tähtsam, mida me üksteisele anda saame, on meie aeg. Anda ära mulle ja sulle antud ajast osa aega, minutid, tunnid, päevad, sellest ajast, mis meile on antud. Ma olen üsna sageli kimpus, kui ma pean kellegi sünnipäevale minema. Peaaegu iga kord seisan ma küsimuse ees, et mida sellele inimesele kinkida. Inimesed ikka tahavad saada kingitusi ja ise tahaks kinkida midagi väärtuslikku, kvaliteetset, mis maksab üldjuhul palju. Ja tihtipeale ei ole selleks ka võimalust. Võib-olla on minu mõtteviis selline, sest ma ise tahaksin selliseid kingitusi ja tahan ka teistele sama pakkuda. Aga teate, minu mõtteviis on muutunud ja ma olen hakanud üha rohkem väärtustama aega. Arvatavasti on selle taga aastad, mis nii kiiresti minu noorust lämmatavad, aga kindlasti on seda soodustanud ka see aeg, mida me mõnda aega tagasi
praktiseerisime. Päris tihti ma kuulsin inimeste suust lauset, et mul ei ole aega. Kui hea sõber mulle külla tuleb või sünnipäevale, siis ei ole tähtis, kui kallis kink on ostetud või kas üldse kink on ostetud, vaid tõeline kink on see, kui ta kohale tuleb, et ta võtab minu jaoks selle aja. Kui oma vanematele, sõpradele või kes iganes meile tähtsad ja kallid, saame ikka mingil viisil oma tänulikkust näidata ja kas või killukese meile antud ajast tagasi anda, siis mul on sulle veel üks küsimus. Kas sa oled mõelnud, et mida sa saaksid teha Jumala heaks, kes on andnud sulle kõik, mis sul on? Jumal on andnud sulle ka need lähedased, armsad inimesed, kellest sa just mõtlesid. Ma usun, et sellele küsimusele on jällegi erinevaid vastuseid. On neid, kes on mõelnud ja juba andnud. On neid, kes ei ole mõelnud ega andnud. Ma lugesin hiljuti piiblist ühte kirja kohta Markuse evangeeliumi 8. peatükis. Jeesuse Jumala poja enda sõnu. Ma olen seda kirja kohta ka varem lugenud, aga seekord kõnetas see mind nii, nagu ei kunagi varem. See tekst seal räägib sellest, et Jeesus hakkas kõnelema oma jüngritele tulevikust. Ta hakkas rääkima, et temaga tehakse koledaid asju. Ta tapetakse. Mille peale Peetrus, Jeesuse üks jüngritest, ta kõrvale viis ja teda nii-öelda noomis. Ära sa sellist juttu räägi. Jeesus ütles Peetrusele selle peale, et tagane vastupanija. Sest tema jüngrid ei saanud sellest aru, mida Jeesus neile rääkis. Nad ei mõistnud seda. Jeesus hakkas oma jüngreid ja rahvast õpetama, et kes valib tema tee, see saab palju, aga kes valib maailma, see saab hukatuse osaliseks. Ja siis ütles ta järgmist, kellel on piibel käepärast, see võib lugeda koos minuga. Markuse 8. peatükis ja loeme salmid 36 ja 37. Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? Sest mis oleks inimesel anda oma hinge luna hinnaks? Jeesus viskas õhku küsimuse. Mida on inimesel anda oma luna hinnaks? Mida võiks üks inimene sellele vastata? Mida on ühel inimesel nagu mina ja sina Jumalale anda, et enda nahka päästa? Kas meil on midagi anda, mis meid lunastaks ehk päästaks ära kurjast, sellest patusest maailmast? Kuidas ma saan ennast siit patusest maailmast lahti osta? Kui palju maksab üks tuusik igavese elu maale? Nooremad võib-olla ei tea enam seda sõna tuusik, aga mulle see sõna meeldib ja selle tähendus on kas pääsedokument või ehk siis lihtsamas keeles võiks öelda, et tuusik tähendab piletit. Mida meil on anda? Siin maailmas on võim varandusele. Mida rohkem vara, seda suurem ja valjem on hääl. Mõtle oma varale. Mis sul võivad olla? Väärisesemed, aktsiad, väärtpaberid, sularaha, kinnisvara ja nii edasi. Ükskõik, mis sul on, mis sa arvad? Kas Jumal on nõus sulle selle vastu igavest elu andma? Nii-öelda kaup kauba vastu. Isegi kui sul on palju, mida anda, siis vastus on ikkagi ei. Ma julgen sellele nii kindlalt vastata, sest ma olen õppinud aastatega Jumalat tundma ja ma tean ühte huvitavat lugu piiblist. Kui Jeesus alustas siin maa peal elades oma tähtsaima ülesandega, inimestele rõõmusõnum ehk evangeeliumi kuulutamisega, siis ta läks risti Johannese juurde ja lasi ennast ära ristida. Seejärel viis vaim Jeesuse kõrbesse, kus kurat teda kiusas. Loeme sellest ühe lõigu
Luuka 4. peatükis salmid 5-8. Ja kurat viis tema kõrgele, et näidata talle ühe hetkega kõiki maailma kuningriike. Ja kurat ütles talle, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Ja Jeesus vastas talle, kirjutatud on, kummarda issandat, oma Jumalat ja teeni ainult teda. Võim, mille alla kuulub raha, kinnisvara, vääriskivid, väärismetall, kõik, mida siin maailmas leidub, millel on suur väärtus antud, on läbi aegade olnud paljude inimeste ihaldus. Läbi ajaloo on olnud palju vallutajaid, kes on tahtnud kogu maailma enda alluvusse saada. Loetud tekstis pakkus kurat ehk saatan Jeesusele just seda inimeste ihaldatud kogu maailma võimu. Aga Jeesus lükkas selle pakkumise tagasi. Inimese vaatenurgast oli see väga ahvatlev pakkumine. Saatan ei tahtnud selle eest ju palju. Aga Jeesuse jaoks oli see, võiks öelda, mage pakkumine. Jeesus ju ise lõi selle maailma, inimesed ja kõik, mis siin on. Saatan ehk kurat kasutab ise Jeesuse loodut, sest Jumal on andnud talle selle võimaluse siin maa peal tegutseda. Ja Jumal on andnud ka meile inimestele võimaluse ise otsustada ja valida, kellele me allume. Meil on võimalus teenida loodut, saatanat või loojat ennast. Igal juhul allub inimene ühele neist. Vaadake, meie elud on erinevad, meie minevikud on erinevad, meie majanduslikud seisud on erinevad. Ja hea uudis on see, et sellest ei sõltu, kas me saame Jumalalt igavese elu või mitte. Kes tunnevad Jumalat ja tema õpetusi, siis need teavad ka, et Jumal pakub igale inimesele võimalust igaveseks eluks. Elu ilma patuta maailmas. Ta tahab igale ühele anda ühe otsa tuusiku igavese elumaale. Loeme Jeesuse sõnu Johannese 14. peatükist, salmid 2 ja 3. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Jeesus suri ristil, aga surm ei saanud tema üle võimust. Nii nagu ta oli öelnud, tõusis ta 3. päeval üles ja hiljem läks ta tagasi isa juurde. Ja ta ütles, et ta tuleb tagasi ja võtab meid enese juurde. Mis maksab see reis inimesele sinna isa majja, seal, kus on Jeesus? See paik on täiesti erinev sellest, kus oleme meie. Vaata enda ümber. Kõik see on kaduv. Sul võib olla uhke kodu kauni vaatega või vana ja väsinud kodu ilma kauni vaateta. Aga ka see kõik on kaduv. Sa võid oma elu ehitada üles sellele maailma väärtusele, aga see kõik kaob. Jeesus pakub inimesele sellist kohta, kus ei ole enam surma, leina ega pisaraid. Me ei saa sellest tegelikult lõpuni aru, sest meil on terve elu olnud teistsugune, täpselt vastupidine. Aga me saame ette kujutada, unistada, uskuda ja loota, mis on ka omamoodi tore. Kui sellise ühe otsa pileti saaks miljonite eurode eest, siis oleksid juba paljud selle maailma mõistes rikkad inimesed seal heas paigas. Igavest elu on otsinud paljud ja otsivad tänapäevalgi. Aga seda ei saa mitte kusagilt mujalt kui ainult Jumala enda käest. Ja seda ei ole võimalik osta miljonite eest. Ei saa kulla ega muude kõige kallimate vääriskivide eest. Psalmist ütleb psalmis 49, salmides 8 ja 9. Ükski ei või venna eest anda luna,
ega tema eest maksta Jumalale luna hinda, sest nende hingeluna on liiga kallis. Jumal lõi meie maa ja inimese. Ta tegi seda teadmisega, et inimene astub tema seadusest üle. Sellest ajast alates on maa peale tulnud surm. See on seadusest üle astumine ehk patu tagajärg. Patupalk on surm, nagu ütleb Paulus. Jumal tegi ka selle jaoks plaani, kuidas inimene lunastada, välja osta sellest patust, kus oleme meiegi praegu. Tema silmis oli ainuke võimalus inimese päästmiseks ohverdada iseennast. Jeesus sai lihaks, sündis siia maailma, näitas oma eluga, milline on Jumal ja suri ristil iga inimese eest. Ta võttis kõigi inimeste patud enda peale ja viis need ristile, et lunastada inimene. Mida on siis inimesel anda oma luna hinnaks? Võiks öelda, et inimesel ei ole endal mitte midagi anda. Aga tegelikult on. Selleks, et saada oma hingelunastus, tuleb ohverdada oma aega. Nii nagu me saame anda oma kallitele ja lähedastele osakese oma ajast, nii saame ka Jumalale anda tagasi osa meile antud ajast. Jumal on andnud meile aega, et me saaksime õppida tundma teda, tema loomist, tema plaane, tema armastust inimese vastu. Jeesus ohverdas ennast, et tuua rahu püha Jumala ja patuse inimese vahele. Jeesus lasi valada oma verd, et maksta kinni inimese luna hind, pääsemaks selle maailma käest, pääsemaks igavese surma käest. Armas vaataja või kuulaja, praegu ongi Jeesus oma isa majas asemeid valmistamas. Ühel päeval ta tuleb jälle, et meid endaga kaasa viia. Ta tuleb nagu varas, me seda ei tea, millal. Kas sina tahaksid temaga kaasa minna? Mõtle sellele, kuhu sa oma varandust kogud. Kas siia maa peale või taevariiki? Kuhu sa oma aega panustad? Kas sa kuulud Jumala kogudusse või käid oma teed? Mõtle selle peale ja kui sa ei ole oma otsust veel siiani teinud, siis tee seda täna. Mõtle selle peale, kuhu sa kulutad oma aega ja mõtle, mida sa võiksid selle võib-olla paremini teha. Sinu otsus määrab selle, mis tulevik sulle toob. Usalda meistrit, kes on loonud selle kauni planeedi, kuigi see on juba rikutud, ja kõik selle elu meie ümber. Otsusta Jumala kasuks. Sul on täna veel selleks võimalus. Aamen.